siis võtke mõne lausega kokku need 4 päeva. Täna oli väga tore olla kaasreisija Raimondo juures, kes mängis suurepärase tulemuse 67 liset ehk +2 parrile. Viimase ajaga natuke siin andis ära, aga me olime seal lihtsalt siis kaasreisijad Tarmo ja Brunoga. Tore oli vaadata seal külgkorvis. Tegelikult viimase ringiga jäin küll rahule, aga eelmised 3 päeva olid sellised seiklusrohked. Aga väga mõnusad rajad ja väga välja kutsuvad, nii et kui vähegi võimalik alati tagasi siia. Ütleme nii, et nagu näha, vihma. Esimesel päeval vist ainult tuli väga vähe, ülejäänud päevad saime vihma, tuult. Täna muidu ringi sees oli isegi päris okei, aga esimene ring oli ainult okei, ülejäänud ei mänginud enda taset välja. Liiga palju jama sai kokku keeratud. Mina võin nii palju öelda seda, et ma ei saanud esimene päev kuidagi saanud nagu mõtteid mängu peale ja esimene ring läks täielikult aia taha, et ehk ma lasingi põhja, et minna mäetagusele teisel päeval puhta lehe pealt ja see õnnestus tegelikult, et tegin oma normaalse hetketaseme oleva ringi ära. Eile oli küll kehvem natukene paar punkti, aga eks ilm oli ka eile natuke nutusem. Täna ütleksin niimoodi, et alguses tegi mulle vihm ja tuul tegi mulle ära siin esimesel rajal. Aga ma sain jälle joonele ja lõpus ühesõnaga leidsin väikse maaga ühenduse ja tegin põlvele liiga lõpus viimase radadel ja natuke raske. Aga ei, kokkuvõttes ma jään rahule. Head ma mängida sain ja ma lähen just südame seljaga lähen koju, et ma olen kõik teinud andnud ennast. Jah, et Kuldur meil otsustas ühe tiiala pealt niimoodi libastuda, et oleks uskunud, et ringi peal siin kauboi hakkab saltot viskama. Tegi ära, seisab veel endiselt jalgadel. Küll natukene sai üks jalg kannatada veidi, aga... Ei, pidasin lõpuni vastu. Jah, see suht super. Hästi raske oli. Aga samas huvitav. Ja puid on palju metsas. Sai palju uusi mängusõpru. Jaa, seltskond oli hea. See on raske öelda. Viimane emotsioon on alati see, mis meelde jääb, et lõpuks siin päike väljas, et lähme koju, kõik hästi. Lahedad puulid, head mängukaaslased, korralikud rajad ja kehv ilm nagu Eestis peab olema. Aga rajad on välja kutsuvad tõesti, et siin tuleb treeningutele midagi muuta. Muidu jääme, et Timo keeras hinti kõvasti peale radadele, et MP40 kindlasti oli siin natuke hädas. Väga head maasikad olid. Et suured ja sellised mahlased, et ja nägime ka kukeseeni, et selles mõttes lootust on. Aga radade kohta jah, et need on võib-olla ühed ainsad rajad Eestis, mis löövad jalaga kõvasti tagumikku, et neid veel ei ole õnnistunud alistada, aga muidu jah, väga äge, et siin õpib võib-olla paremaks mängijaks natukene. Väsitav, pikk. Esimesed 3 olid okei. Täna oli natuke väsitav. Esimene oli kehva, teine oli väga hea, 3. oli 50-60 ja täna oli ka 50-70. Raske. Rajad on rasked, tase on hüplik ja tulemus on oodatuspärane vist. Jah, ilma drive'i ja ilma putita ei saa kaugemale. Raske on kui treeningul. Võimas väljakutse, ütleme nii. Väga keerulise ilmastikuga ja väga steroididega rada. Minul on täitsa esimest korda kogu see pull siin üldse kokku. Sama siin. Ja mulle meeldis. Jäid rahule? Väga. Ja minu lemmikrajad. Olenevalt tulemustest olen väga rahul. Ilus ja mõnusa flowga rada. No, kui alustad esimese ringiga siin +11, 34 koht ja lõpetad vist esikümnes, et super. Minul oli iga päev läks nagu raskemaks lihtsalt. Väsitus. Rasked rajad. Eesmärgi täitsid? Jaa, kindlasti minu reitingu alles ma oleks pidanud olema mingisugune 30, aga lõpetasin vist 16. Mäetaguse väga raske, jah. Siin oli okei. Eesmärgist, ma ei tea, mul on pannud praegu error, et eesmärk oli 8, ma ei tea, kus ma olen kuskil lähedal. Nii et peaaegu. Oli tore välja sõit Ida-Virumaale. Puhkus või?
puhkusid Avirumaa. Päike paistis eredalt. Järgmine kord võiks vihma vähem olla. Väga suured põõsad on teil siin. Raimo, aga sina lammutad järgmine aasta 50-ndates, on nii? Vaatame, võimalik. Võimalik, et võime vaimud valmis panna selleks. Ma ei hakka ütlema seda kuulsat lauset, et ma nüüd tulen. Vaatame, mis see hooaeg ja aasta seal toob, et eks paistab. Ütleme, vaatame, mis saab. See kõlab hästi. Meistrivõistlused on raske pingutus. Kes ei ole mänginud, siis tulge mängige 4 päeva järjest. Jaa, tegelikult ju 4 rasket päeva, et rajad ikkagi natukene käivad üle jaksu minusuguse jaoks, aga peamine, et viimase ringi lõpuks oled nagu rõõmus ja on hea tuju, et siis läks kõik korda. Kuidas oma eesmärke täitsite? No minul jäi ikka puudu sellest eesmärgist, aga kõik on ka arusaadav, kuhu see jäi, et kui trenni üldse ei tee, siis see tulemus ongi selline vastavalt. Et need rajad ikkagi tahavad siin läbimängimist ja mingit treeningut vähe saada, et püsida fairway'l. Sama, aga arengut oli. Palju õnne Tanel võidu puhul. Aitäh! Iseloomusta siis oma viimast 4 päeva. Algus oli niisugune nagu sisseelamine natukene, et oluline oli mängus püsida. Oli see esimene päev lihtsalt, et ei kukuks kuskile kaugele ära. Kuskil seal 10 piirimaile vist jäin, oli väga okei. Teine päev samamoodi püsida, midagi hullu ei teinud. Proovisin lihtsalt, kuna siis teisel päeval oli uus rada, et mängida seal enam-vähem mõistusega. Suures plaanis õnnestus. Kolmas päev õnnestus eriti hästi. Sain 0-ga tulema. Ja finaalring on finaalring, et siin on see mäng on hoopis teistsugune, et sa ei mängi enam, mängid nagu vastaste vastu, et mitte raja vastu enam. Et jah, suures plaanis läks kogu aeg üles mäge ja nagu nii pidi minema. Ja mis on su suure edu saladus? Sa võitsid päris edukalt? Ma ei tea, tark mäng, ma arvan. Ma püsisin tee peal ja ma ei läinud mingeid hulle pöördisid püüdma. Ja tegelikult täna drive oli väga hea. Et üsna pikad visked suutsin tee peal hoida, et see töötas. Rasked rajad olid minu jaoks, aga sain üllatavalt hästi hakkama. Jah, Timo tegi mäetaguse nii heaks, et ei teagi, meie sugustel bördit ei ole võimalik saada, aga muidu oli tore. Kas rajad olid liiga rasked? Meie jaoks küll, minu jaoks kindlasti olid. Väga hull ei ole, eks see rada peabki raske olema. Täitsite oma eesmärki? Mina täitsin kindlasti, poodium oli ikka eesmärk. Mul poodium eesmärk küll ei olnud, aga seekord läks nii. Raske. Põnev. Oligi tore oli. Minu jaoks ka tore seltskond ja lahedad mängid ja... Teised räägid või? Sa tegid ikka väga suht ajalugu, 3 raega 5 alla. See ei ole lihtsalt mingisugune äge. See on niisugune nagu YouTube'i materjal juba. Kahju, et nagu kaamerad kohal ei olnud. Seda meest tuleb jälitada. Räägi oma eredamast hetkest. 18. raja Iigel. Ma olin viimasel ringil viimasel korvil paari ja see oli päris ere hetk minu jaoks. Võrdluseks, jah? Arvestades seda, et esimene vise oli metsas, nii et ma olen rahul. Mul väiksemad nõudmised. Mõned eredamad hetked? Kõige eredam hetk oli, ma arvan, eile mäetagusel Saare rajal viskasin taguriga väga kõvasti kettidesse, aga kukkus kõrvale maha. Või mitte kõrvale, aga lendas sealt mingi 8 peale, et see oli päris niisugune, ma vaatasin, et juba on pikalt OB-s ja üle saare ja siis võttis ketid ja see oli niisugune huvitav. Mis jääb meelde nendest 4 päevast? Suurepärane ilm, kehvad rajad ja ilus mängutulemus, väga palju plussi. Toredad mängukaaslased jäävad meelde. Hea aeg perega eeskätt. 9 meetrit puht sees. Ja siis pullikas järgi. 9 pealt lõi up ja... Ei, 9 pealt panin ära. Urmase pöördi. Jah, tänases päevas. Sammusime siin raja lõpupoole ja avastasime, meil ei ole pundi peal ühtegi pöördit, et siis kuidagi see tuli ära outside'iga, aga ei midagi erist ei olnud, lihtsalt vaata, kui vähesed asjad rõõmu teevad, see üks raske rajal. Urmasel oli veel üks kogemus eile.
Mõmmika. kogemus. See oli ere hetk tõesti. Kas aitas, räägi, kas aitas? Ma ei soovitaks kellelegi. Oli tülinaks. Selle taha see suur pluss nüüd ei jäänud, aga ega seal midagi kaasa ka ei jäänud. Mul on üks lugu rääkida tegelikult, et iga kord, kui ma Jõhvis käin mingitel võistlustel, eriti meistrikatel siin igasugust erinevatel, siis iga kord ma olen lõhkunud oma autorehvid ära. Ma olen vist 3 autorehvid ära lõhkunud ja mingid treilerid ja värgid ja seekord on auto jumala terve. Aga ma lähen läbi Jõhvi praegu, lähen veel, et küsi mult õhtul. Käsi väriseb, jah? Küsi õhtul kommentaari, et ma vingerdan kuidagi mööda metsateid. No ma soovin, et läks kõik hästi. Nael kummi. Aitäh. Aga võib-olla kui eile see suhtes, et kui Bruno nagu võib-olla kui ma olin Brunoga teine päev nagu koos olin, siis Bruno nagu ütles, et hoidsin nagu pead kinni, et kuidas mees saab niimoodi lammutada, ühesõnaga, et tema ei saa, vaevalt saab 3-4 meetri pealt saab sisse ja mina siis korrutan 100% putti panin nagu teisel päeval, et see võib-olla oli see üks eredamaid hetki võib-olla. Mulle endale isiklikult eile mäetaguse 16 rada sain sealt pöördi kätte, see jäi endale meelde. Mul on väga palju häid emotsioone teiste mängust seekord. Sellest piisab, jah? Jah. Selle pealt on hea edasi minna, aitäh! Aitäh! Mul oli esimesel ringil siin 2 viimast rada, Käsna puudub pani 2 iiglit järjest, Olar ja Iigel siin nägin oma silmaga, ei uskunud, aga nii oli väga ere mälestus. Mul vist on see, et esimene päev seal mäetagusel, siis teine ring, et seal ma sain +5, millega ma olin päris rahul nagu. Ja see on nagu, ma arvan, et see on kõige highlightim. Terve eilne päev Jakoga koos oli väga fun. Kinnitan, oli. Praegu tahaks puhata. Koti peal nutta. Täna siis hommikupoole kell oli kuskil 11 läbi natuke, 11:30 tuli kõva padukas ja tundsin siirast rõõmu, et ma ei olnud veel rajal. No ma võtan ikkagi enda mängust selle eredama momendi, et 3 viimast rada pöördiga läbi tulla, võtab no aga see on hea lõpp, eks? Mõnusa tundega hea lõpp. Eilne tuul äkki? Jah. Mis lammutas seal mäetagusel vähe seal seda piirdeaeda ja värki ja siis, aga ma ei teagi, mis... Ma ei oska ka midagi välja tuua niimoodi. Ekstreemne ilmus, päike, torm, vihm. Kõike saime nagu. Selles mõttes oli, jah. Aastajad vahetusid. Kas tulete veel see suvi tagasi siia? Alutagusele küll, mäetagusega peab mõtlema. Ma ütleks täpselt vastupidina. Et kui Alutagusel tuleb RMK-ni Küraski raie, siis ma tulen kindlasti tagasi. Kuidas keegi? Paistab, et peab tulema küll. Mina vist see aasta ei tule, aga mingi aasta kindlasti. Kas tulete Baltikatele ka? Mina plaanin küll, jah. Mina olen Alutaguse Openi lõpis. Mina olen kirjas. Mis on järgmine suurem võistlus sulle? Harrastajate meistrikad, ma arvan, on järgmine asi. Et vaatame, mis seal saab. Edu! No midagi, eks siis 6 aja pärast tuleme siin samas tagasi. Siis võtame need rajad ette. Siis on Baltikumi meistrikad. Et siis on rajad selged, on ju? Siis on rajad vähe selgemad, kindlasti veel üks korralik treeningpäev ja kindlasti tuleks vähe paremat tulemust tegema. Et näeme siis. Edu!